Nii, tere! Mina olen Alvin Järving ja selle ettekande nimi on renoveerimisvajadusete ruum, mis siis põhimõtteliselt võiks olla nagu fookusega uutel hoonetel ja sihiga siis säile nõtked uued hooned. Küsimus sellest, kui me teeme täna uusi hooneid planeerime, kas me oleme kuidagi moodi targemad nende planeerimisel, kas nende eluiga saaks olla pikem ja siis seetõttu ka saame vältida seda, et neid hooneid tuleks lammutada, ümber ehitada, kuidas teha targemaid otsuseid. Nüüd taust on väga praktiku taust, et peamiselt need asjad, mis näitan, on seotud musta arhitektuuri praktikaga. Kogemus on, siis räägin kohe, et mõndadest asjadest nivin-navin tean, millest ma räägin. Sest me oleme teinud nii nagu planeeringuid, ehitanud erinevaid avalikke hooneid, avalikku ruumi ja seetõttu on väga paljud arhitekti praktilise poole vaate küsimused üsna tuttavad ja peale selle siis alates eelmisest aastast olen Kunstiakadeemias doktorantuuris fookusega siis praktikapõhisel vaatel hoone elueale ja küsimusega siis, kuidas pikendada esialgu kandis doktoritöö pealkiri siis sellist nimetust, et kuidas pikendada hoone eluiga 50-500 aastale. Muidugi on kogu aeg konstantses muutumises. Nüüd, minu väide on selles, et tänane arhitektuur on natukene ütleme pahuks siis omadega või seda võiks ikkagi nimetada arhitektuuri mõttes kiirmoeks, mis me enamus projektides teeme. Ja lihtsalt kiire näide, see on 2 kohta, kus meie arhitektuuribüroo on asunud, praegu on Vanalinnas, enne oli Tatari tänaval, siis Vanalinnas meie naabermaja põhimõtteliselt see, mis on kestnud circa 500 aastat, ta on ehitustehniliselt ju mingi õudus ja samal ajal on ta omanud väga palju erinevat ruumiprogrammi, kogu aeg renoveeritud, aga sellegipoolest siiamaani alles. Ja nüüd selles Tatari tänava meie kontori kõrval asus see hoone, mis on oma sellise lühiajalisuse tõttu suurepärane näide, aga teistpidi jällegi kõik need hooned, mis me täna ikkagi projekteerime, meenutavad natuke rohkem seda hoonet või seda, mis me just seal Vanalinnas nägime. Aga see on hoone, mis põhimõtteliselt ei ole kordagi funktsiooni vahetanud. Ta on täna ju samamoodi ministeeriumi hoone, nagu siis, kui ta projekteeriti, aga lammutati, 15 aasta pärast renoveeriti, kokku kestis 35 aastat, ehitati, renoveeriti ja siis lammutati ja nüüd me oleme nagu samas kohas, kus meil on täpselt samasugune hoone ja kogu see tsükkel oleks võinud olla üldse olematu, kui me oleks uut hoonet planeerinud veidi targemini. Aga see küsimus võiks olla nagu täna meil selline, et kas tänased teadmised võimaldaksid meil oluliselt pikemat hoonete eluiga planeerida kui see, mis ütleme siis selline modernistlik ühiskond meil on ette söötnud. Nüüd, see kõik on ikkagi ütleme selle sama jätkusuutlikkuse mõiste ümber arutlused ja ma väidaks seda, et see jätkusuutlikkuse mõiste täna asub selles punktis number 2, aga et kui ta tuli, siis pigem oli nagu küsimus selles, mis asi on üldse jätkusuutlikkus, ökoloogiline ehitus veidikene on, nagu selle termini all alguses oli. Nüüd keskmine faas on see, et me nüüd nagu üritame kõike mõõta oma energiamärgiste ja olelusringi jalajälge arvutustega, paneme kogu selle mudeli mingisugusesse väikesesse mulli ja siis eeldame, et me saame kõik asju võrrelda ja me saamegi jätkusuutlikud lahendused. Aga ta võiks jõuda kolmandasse faasi, kus tegelikult iga asja juures on hästi palju erandeid. Ja see suur vaade, me teeme tegelikult pika plaaniga päriselt jätkusuutlikke otsuseid ja me suudame arvestada siis vastavalt reaalsele ülesandele seda, kas mingi asi on jätkusuutlik või mitte. Nüüd, selle vaenlane on nagu see loosunglikkus, et me tahame leida mingi kiire lahenduse, et mis on siis jätkusuutlik. Hea näide on siis see 3 aastat vana koalitsioonileping, kus oli kirjas nagu selline lause, et puidust hooned on siis kliimaneutraalne ehitis, need võrduvad süsinike ladudega, mis suure kirvega nagu võib mõnel üksikul juhul kuidagi moodi olla õige, aga nagu see ei ole kindlasti mingisugune teaduspõhine lähenemine. Ja sellised lähenemised, ma arvan, et me leiame, et on üks võluvits, ongi see, mis viivad meid õige valedele radadele. Või ka see ligi 0 energianäitus, mis tänaseks on ju väga tore teemapüstiti olnud, aga oma statistika poolest on circa 7-8 aastat vana ja kui me näeme, kuidas on Lääne-Euroopa mingisugust süsiniku ja küttearvete statistikat kasutatud Eesti mudelis, ehk siis, et meil on nagu hoone elukaare kulud on ainult veerand, kui täna teame, circa 60%. Ja sellised loosunglikud asjad nagu viivad meid jällegi valedele radadele. Või siis, miks kõik hooned kestavad täpselt 50 aastat, kui me võtame selle olelusringi jalajälje arvutuse, et kõik hooned nende sünnist surmani
ja siis ühel hetkel me võtame selle standardi lahti, vaatame, et see on see projekteeritud nõutav kasutusiga või 50 aastat ja kõik, ja seal ei ole isegi mingisugust seda olukorrapõhisust üldse sisse kujundatudki ja võimalust seda muuta. Nüüd, hoone jalajälg on võib-olla seesama olelusring, miks ma selle teemaga olen tegelenud, on kahe kooli ehitus, ehk siis mis on Mustamäe Pelgulinna riigigümnaasium, mis on väga hea näide selles mõttes, et nad on täpselt ühe suured hooned, mõlemal sama palju õpilasi, sama palju ruutmeetreid kirvega, üks on puidust, teine betoonist, veidi erinevad ehituseelarved, aga suures pildis justkui üks on see süsinikuladu, teine riigi kinnisvara ütles kuskil ehitluses, et see on siis nagu vanal viisil ehitatud ja teine on siis uuel viisil puidust süsinikuladu. Nüüd kui nendele Kadrian tegi süsiniku jalajälje arvutused, me ise, kui me projekteerisime neid hooneid, me teadsime seda, et puidust, see on hea, sellel hetkel ei olnud tehtud neid arvutusi. Tehti hiljem ja siis nagu selle valdkonna keskmise statistika pealt, siis selgus, et ülemine Mustamäe riigigümnaasium on õrnalt kehvema jalajäljega, kui võtame selle sama 50 aastat ja me räägime ikka sellest 50-st, mitte mingisugust muust numbrist. Ja Pelgulinn siis on sellest 6% parem. Täna ma saan aru, Kadri on võtnud veel Eesti statistika ja mingisugustel hetkedel, mis statistikat võtta, on siis nagu Pelgulinn siis nagu sama väärne või siis natuke kehvem veel olnud. Et see kõik, need loosungid kehtivad väga harva, väga vähe ja eraldavad selle hoone mingisse mulli. Nüüd, sellel eluea teistpidi on väga suur mõju. Ehk siis, kui me jätame kõrvale kõik muud asjad, et meie energiaturg on siuke nagu ta on, et niikuinii me saame puidubetooniga mõjutada ainult seda osa, mis on nagu hoone, mitte tema kasutus ja sealt ka ainult konstruktsioon, eks kõik need muud asjad, mis on mingisugused ventilatsioonitorud, need on niikuinii võrdsed nende hoonete juures. Aga me sellegi poolest näeme, et kui me jätame kõik muud asjad, kust fabrikust täpselt tuleb, milline EPD mingil materjalil on, siis me näeme, tegelikult see elu ja mõju on väga suur, ehk siis see on, eks ju, olelusring on hoone ruutmeetri kohta, süsiniku kulu siis jagad vastavalt elueale. Ja nüüd nendes standardis on siis see, et tuleb kasutada projekteeritud kasutusiga. Just esimese asjana on oluline mõista, mis asi on projekteeritud kasutusiga. Standard ütleb seda, et see on hoone tõrgeteta kasutusiga, mida tagab siis projekteerija selliselt, et kõik süsteemid viimseni, mis on sinna kirjutatud, töötab niimoodi, et neid praktiliselt ei ole vaja isegi renoveerida või remontida. Ja ehitas tegelik kasutusiga on hoopis midagi muud. Kui võtame kõik need meie Mustamäed, õismäed, siis need on projekteeritud 50 aastaks. Täna näeme, kuidas peaaegu ilma mingi remondita nad lähevad edasi, ainult rõdupaneelid, eks ju, on muutunud kriitiliseks. Aga see tegelikult võiks tähendada mingisugust esimest renoveerimistsükli algust, mitte terviklikku kasutusiga. Kuid sellegi poolest, et siin on ka riigi kinnisvara statistika, see on ka Kadriani tehtud, kõik ta on järgmine peale, siis näete täpsemalt. Aga siin on erinevad hooned ja nüüd see kõik on nendel, see, mis on energiakulu kasutus 50 aasta jooksul. Ja see on see, mis kulub nende ehitamiseks. Valga riigimaja on hoone, mis on olemas, halva soojuspidamisega muidugi, aga taaskasutatud. Erinevad hooned, siis need on uued hooned. Ja nüüd me tegime kontoris siis läbi mingisuguse statistika analüüsi, et just võrdleme neid hooneid nagu selle arvutusmudeli pealt, aga kui me võrdleks neid, siis jätaks kõik muu samaks, aga muudaks lihtsalt seda eluea komponenti, kas 50 aastat, 100 või 500, siis suures pildis see statistika muutub sellisena, et 100 aasta puhul nende jalajälje arvutus muutub juba 20-30% väiksemaks mingisugustes olukordades ja 500 aasta puhul veelgi enam. Ja põhimõtteliselt meie ehitusel kuluv tänase nagu energialoogikaga muutub sisuliselt kaduvväikeseks. Seega võiks nagu küsida, et kui me näiteks valime ehituslikes vahendites midagi, mis on natuke süsiniku efektiivsem, aga võib-olla kestab ainult 50 aastat, siis tegelikult me toodame uuesti selle renoveerimistsükli ja kogu see väiksem jalajälg jääb üldse saavutamata. Nüüd, siin on palju väljakutseid, et see väljakutse võiks olla see, et kuidas peatada see tsükkel, et hooned on lühikese elueaga, kuidas me kaotame siis lammutusvajaduse, kuidas me vähendame seda renoveerimisvajadusega, aga võib-olla see väljakutse on selles, et kuidas me reaalselt suudame arvestada suurema teadmatusega tuleviku ees. Ehk siis meil on kogu aeg palju rohkem väljakutseid selles osas,
mis selles hoones hakkab saama. Põhimõtteliselt kaugel tulevikku me seda ennast projekteerime. Seda võimatum on öelda, mis tegelikult hoonetest saab ja seetõttu vaade hoonetele peaks olema sipa teistsugune. Nüüd, soomlased on selle koha peal andnud välja üks raamatu, kus nemad on öelnud, et selle teemaga tegelikult ei tegele, sest täna on kõige tähtsam saada kiiresti see jalajälg alla. Ja jällegi, et tulevikus kasvab teadmatus nende muudatuste ees. Või siis, kui me võtaksime koha näiteks pilt Narvast, teeme siis mingisugune hoone, mis on väga pika elueaga, aga meie regionaalsed muutused on sellised, et põhimõtteliselt hooned kukuvad kasutusest välja mingil muul põhjusel üldse, et kogu mäng on natukene mõttetu. Või siis Stuart Brandi raamat ütleb niimoodi, et kõik hooned on ennustused, kõik ennustused on niikuinii valed. Kuid sellegi poolest ütleks niimoodi, et täna me peaksime mitte loobuma selle teemaga tegelemisest, vaid küsima, nagu, mis on asjad, mida me saame teha. Et siin võib-olla peakski hakkama tagantpoolt ette tulema, et mis on hoone võimalikud kasutuse lõpud, mis põhjused sellel on. Kultuuriliste põhjuste alla võiks liigitada näiteks siukse, et siis hoone võib kukkuda kasutust välja esteetilistel põhjustel, lihtsalt on kole maja. Või siis on erinevad juriidilised, funktsionaalsed, majanduslikud põhjused, tehnoloogilised põhjused, et ei mahu ära, eks mingisugune uut tüüpi tehnoloogia hoonesse. Nüüd me võiks küsida, et kas me mingisuguste nende põhjustega saame tegeleda, et vähendada see probleem, et nüüd tekib see sama ühisministeerium, et meil põhimõtteliselt korruse kõrgused on liiga madalad, liiga palju kandeseinu ja meil ei mahu need tehnosüsteemid ära, me lammutame kogu selle hoone maha ja ehitame samasugust. Nüüd, ma arvan, et arhitektuuri ülesanne võiks olla järgmine, et esiteks, need on väga lihtsad asjad, kõik kogu aeg räägivad sellest, aga neid tegelikult ei ole üldse nii lihtne praktikas rakendada. Aga et hooned peavad olema funktsionaalselt ülipaindlikud. Seesama tehnoloogiline paindlikkus tähendab seda, et me vahetame kõik süsteemid välja, me peame hoonet lahendama, ümber tegema, me saame seda teha selle hoone sees. Meil on eri stsenaariumid kasutusest, kõik asjad, mis me niikuinii valime sinna, peaksid olema füüsiliselt väga vastupidavad, peab töötama selles keskkonnas pikaajalise plaaniga ja seal hulgas nagu see kultuuriline väärtus, et ta ei langeks välja esteetilistel põhjustel, võiks olla läbimõeldud ja nii edasi. See nagu selline vaade satub mitte siis võib-olla praegu nii väga selle sustainability diskussiooni alla, vaid nagu selle resilience'i või säilenõtkuse terminoloogia alla. Ja hoonete nagu kirjeldus võiks olla nagu süsteemi kirjeldus, mille siis ütleme, et hoone võiks olla nagu süsteem, mille on võimekus kohaneda ja muutuda samal ajal oma põhiolemust kaotamata. Ja siin ongi võib-olla kõige nagu tähtsam, et nüüd ongi igale hoonele peaks tulema lähteülesanne tema elu ja mõttes ja see kõik peaks tulema linnalisest olukorrast. Suures pildis nagu jaotub see säilenõtkus või see ruumiringluse diskussioon nagu kahte nagu paradigmasse. Üks on see, et kas me loome hooneid, mille sees kogu aeg ruumid muutuvad, vahelduvad, mis võtab seda muutust vastu. Või siis me üritame teha mingeid komponente, mis nagu võtavad neid, millest võtad lahti ja paned uues kohas kokku. Need on suures pildis nagu mustermajad ja need on suures pildis hooned, mis on projekteeritud sellisena, et nad saavad kesta väga kaua. Nii ma väidan siin, et täna on nagu, just kui meil oleks mingi imerelv nagu kõikide asjade lahendamiseks selle mustermajana, et me tuleme, paneme nagu veits kihvtimad hooned, kui need Lasnamäe paneelikad, aga suures pildis peaaegu samasugused kokku ja siis me ei peagi tegema pikaajalisi asju, siis ma siiski ütleks, et see kõik peaks olema vastavalt nagu asukohale vajadusele. Ja samal ajal siiamaani ma ei ole näinud ühtegi head arhitektuurset lahendust selle koha pealt, mis on need ringlevad komponendid. Aga see lahendus peaks tulema linnaehitusest. Siin on üks linnastumise kurvi näide, et kui meil on mingisugused piirkonnad, kus on nagu suured muutused, ütleme, ma ei tea, Aasia või mingisugused Aafrika linnad, siis võib-olla me peaksime rohkem mõtlema ajutistel lahendustel, nagu mustermajad või mingid siuksed, või samal ajal ütleme Valga, mis on mingisuguses teises nagu, tsüklis, kus kõik ruumid jäävad üle. Aga kui me oleme niisugustes kohtades nagu, ütleme, ma ei tea, Tallinn, Tartu, siis me oleme linnalistes kohtades, kus meie nagu elanikkond on praktiliselt sama, teeme nagu fine-tunime neid keskkondi ja minu arust meil ei ole mingisugust põhjust teha nagu ajutisi lahendusi, nii nagu kunagi Mustamäe ja Lasnamäe, vaid me peaksime tegema korraliku ruumi, hea avaliku ruumiga, pikaajalise vaatega. Ja see minu arvates viib meid väga selgelt nendesse kohtadesse, et me lahendame hoonete läbi keskkondi ja need keskkonnad peaks olema head ja seetõttu hoone kui selline, ütleme nagu Lääne-Euroopa vanalinnades, üks hoone, mis oma kohas kestab väga kaua, loob koha väärtusi. Et ma arvan, seda me saame teha ainult
pikaajaliste hoonete. Nüüd, aga suures pildis see tähendab, et see lähteülesand peaks tulema linnaliselt tasandilt, kas me teeme kuhugi kiiresti arenevasse piirkonda mingisugust lasteaed, mis 20 aasta pärast ilmselt nagu demograafilistel põhjustel vananeb, või me teeme näiteks Tallinna kesklinna või mingisugust Tabasalu keskust, siis mõlemal juhul peaks olema nagu ikkagi siis vaade selle keskkonnale pikas plaanis. Nüüd, kui see lähteülesanne on seatud, siis järgmine asi, mida tuleb teha, on see, et tuleks nagu otsustada, et hoone ei ole hoone või selles mõttes, et meil on tegelikult üks maja, mis nagu on pikaajaline, ei ole maja, vaid me peame vaatama hoonet kui arenevat süsteemi, hoonet kui kihti. Nüüd sellisel juhul see tähendab seda, et kõik nii-öelda jupid on eri kiiruselised ja tegelikult me vaatame nagu sellisel juhul hoonet enam-vähem samamoodi nagu linna. Mingid krundid, üks areneb ühe tempoga, avalik teise tempoga. Nüüd suures pildis niikuinii töötab projekteerimine sellistel alustel, et meil on nagu kandvad kihid ühe elujaga, siis meil on mingid kaabliredelid, mingisugune siseruumi mööbel teise elujaga, aga terviksüsteem põhimõtteliselt on paljude muutujatega süsteem, mis näeb välja umbes selline. Ja mida me peaksime otsima selle juures, et kas mõni nendest kihtidest tõesti on väga pikaajaline. Kui me ehitame näiteks hoonekande konstruktsiooni, siis selle juures me kindlasti peaksime ütlema, et ta ei tohiks kesta 50 aastat linnalistes olukordades 100, 300, 400, 500 võiks olla nagu eesmärk. Ja samal ajal selline on see, et mingisugused elemendid peavad muutuma, olgu siis nagu ruumiplaneeringud, sisearhitektuursed lahendused, mida me teame, et lühem eluiga, aga nende lähteülesanne võiks siis tulla puhtalt lähtuvalt nende enda jalajäljest. Ja suures pildis see paradigma langeb adaptiivse arhitektuuri paradigma alla, ehk siis see adaptiivsus, paindlikkus ongi see säilenõtkus. Nüüd terminid adaptiivsus, fleksibiilsus ja nii edasi. Aga suures pildis tähendab seda, et kõik hooned meil on kandeseinad, töötavad halvasti, et nad peaks olema avatud plaaniga, kus saab erinevaid lahendusi sisse teha. Nüüd hoone peaks olema üles ehitatud põhimõtteliselt diskreetsete kihtidena, mis tähendab, et kui meil nagu selles ruumis muutub mingisugune sisu, siis me pea tervet hoonet lammutama, vaid mingi element on äravõetav, asendatav. Või siis igal juhul, eks ju, on see nagu asukohaga arvestamine, kindlasti, mitte nagu mustermaja, mis nagu, ma ei tea, et me ei tohiks maja, ma ei tea, pöörata või igal juhul peaksime arvestama selle koha ja selle loogikaga. Aga nüüd see on nagu üks küsimus, mida põhimõtteliselt on arhitektuuril väga keeruline teha. Kui meil tulevikus, ütleme, hoone, paindlik hoone ja see muutub funktsioon, siis nagu alati oleks vaja sisse arvestada mingisugune teatav varu või nagu ootamatusteks lisaruum. Näiteks, eks kuhugi ruumi on teater sisse panna, siin tulevad suuremad ventilatsioonitorud, kes on võimalik täna nendes kõrgetes vanades tööstushoonetes on, aga ma kujutan ette, et selles ühisministeeriumis kindlasti ei oleks olnud seda. Või siis samuti puhas, ma ei tea, lageda kõrgus on ülimalt kriitilise tähtsusega selle jaoks, et hooned ise võtaksid vastu erinevat ruumiprogrammi. Ja ka võib-olla arhitektina on seda suhteliselt raske mul öelda, aga et võib-olla nagu see, et me disainime lõplikku mingi valmis objekti, ei tohiks olla eesmärk, vaid see, et me disainime süsteeme, mis saavad kogu aeg edasi areneda vastavalt ühiskonna muutuvatele vajadustele. Selle taga on ehituslik modulaarsus, et eks ühe komponenti asendame millegi muuga sellisel kujul. Ja planeerime hoone sisse erinevaid kasutustsükleid, ühte funktsiooni või teist, kolmandat, et need asjad oleks põhimõtteliselt ette mõeldud. Neid saab ette mõelda, aga täna praktikuna, ma ütlen, ühegi projekti juures ei tehta. Ja ka võib-olla põhiküsimus võiks langeda nagu linnaruumilisel tasandile. Hoone ei saaks mingisuguse piirkonna jaoks takistajaks. Ma arvan, see esimene korrus on nagu põhimõtteline küsimus, kas see on avatud, mitte suletud. Nii. Ja nüüd ma lõpetan ühe meie case study'ga. See Mustamäe riigigümnaasium, mis on selles uurimuses ka nagu käib nagu läbi. Katrin Vilberg siin täna kohal, tema on peamine arhitekt sellel majal. Siis, ja ma korra räägin võib-olla nii palju, et nüüd see, mis ma praegu näitan, on tagant järgi tehtud analüüs sellele hoonele. Me seda projekteerisime nii, nagu me nägime selle süsiniku arvutuse juures, et siis me lihtsalt lahendasime selle ära. Aga tagant järgi analüüs, kas üks hoone, mille me projekteerisime, vastaks nendele põhimõtetele, mis ma just kirjeldasin, lihtsalt tagasi vaadata, peegeldada oma tehtud tööd. Ja nüüd seetõttu on selle nimi see retroaktiivne kirjeldus või manifestatsioon. Nüüd, et selle hoone juures siis võib-olla käiks läbi mingid väärtused, kas need on arhitektuuris või mitte, kas hoonel on avatud plaan, kas seda saab piisavalt muuta, kas hoonel saaks olla mitme stsenaariumiline lähenemine, et see võib olla mitu funktsiooni hoone sees,
kas tal on tehnoloogiline paindlikkus. Ja võib-olla kõige lõpetaks sellega, et kui hoonet ei defineeri funktsioon, et see on näiteks koolimaja sees, see kujundus üldse on mingil kujul nagu midagi muud kui sellisel hoonel. Ta peab kestma 500 aastat näiteks, siis ja funktsioon on see asi, mida me näeme, et muutub nii või teisiti kõige rohkem. Kas kujundus peaks mingil kujul teistmoodi olema? See peaks olla diskussiooni küsimus, kas kujundus peaks olema funktsiooni ülene siis. Täna näeb maja välja selline ja siin on see vaade keskkonnale. Kui me vaatame pikka vaadet, siis mina ütleks niimoodi, et tähtis on see, et me peame veidikene eraldama selle objekti keskkonnas, sest see keskkond selle ümber on just see, mis muutub täpselt samamoodi. Nüüd, kui me projekteerisime seda hoonet, siis tegelikult see oli tänu riigi kinnisvara juhendile, et tehke maja postisüsteemis. Suures pildis võiks öelda, et selle koha peal on see hoone väga hea. Et sul ei ole ühtegi kandvat seina klassi perimeetrite vahel. Kui vaja on, siis kogu perimeetri saab ümber modelleerida. Mis näiteks Pelgulinna riigigümnaasiumis nii ei ole, kus on suured need CLT kandeseinad iga kolmas klassi vahesein. Et mingi dünaamilisus on sellel olemas. See on küll terve hunnik ruumiprogrammi elemente, mida põhimõtteliselt ei saa muuta. Näiteks mingi auditoorium, vetsublokid, tegelikult siin skeemil ei ole, aga ka evakuatsiooni trepikojad, mis on nagu suht koht betooni valatud. Enda juures peaks küsima, et alati kui hoonet planeeritakse, kas need programmi elemendid, mis me valame nagu kivisse, on paindlikud või mitte. Ja ma ei tea, no võib-olla selle hoone puhul ütleme, et see on auditoorium, teatrisaalid läbi aja, et siis need võib-olla, kui need on ruumielemendid, mida igal juhul, igal aja hetkel ühiskonnal läheb vaja, siis võib-olla see on nagu mõistlik, need üles leiame. Näiteks auditooriumid, evakuatsiooni trepikojad, need võib-olla on need asjad, mis võivad olla pidevas kasutuses. Varjendid. Seda Soomest on 100 aastat ehitanud ja ei ole. Aga nagu ütleme 300 parkimiskohta igale majale, jällegi nagu võiks olla nagu vaidlusobjekt, et kas nii palju on vaja. No, aga varjendinõudel on seda kordades vähem, eks. Ja siis me tegime ühe katse täna, et see on ta kooliplaan täna, et mis on see piirangud on punasega siis, ja siis ütleme siis, et erinevad ka seal hulgas magistraaltorustikud on piirang, mida nagu ei saaks. Sellel hoonel olid enamus torustikke nagu suures pildis lokaalsed, mis tähendab, et neid põhimõtteliselt saab muuta. Ja siis pakkisime sinna sisse huvi pärast spa-hotelli, et saaks olla alternatiivne kasutus. Kuna ütleme, samal ajal oli see, et Õismäel lammutati üks koolijoone maha, ehitati sinna ringi spa. Aga suures pildis siis ongi see, et kas meie projektid põhimõtteliselt on mitmes stsenaariumist, võiks olla see küsimus. Ja selle plaani juures, ma ei tea, põhimõtteliselt, et jah, me pakkisime selle siia, kes seda spa-hotelli kunagi on projekteerinud, võiks öelda, et tõepoolest hotellitoad mahuvad sisse, perimeeter on okei, aga võrreldes ülejäänud hotellidega, ta efektiivsus on ikkagi väga madal. Et see nagu see, et ta päriselt saaks panna nagu alternatiivse sellise stsenaariumi sinna sisse, on nagu teatavas mõttes kaheldav, aga ütleme siiski parem kui mitte midagi. Ja esimese korruse tasand, võiks öelda selle hoone juures, on väga avatud igas mitmes suunas, et võib-olla see on nii või teisiti, mis iganes funktsiooni tuleks. Ta suudab täita mingisuguseid piirkonna linnalisi eesmärke. Niisiis, et meil on kogu aeg tänavaruumis mingisugune aktiivsus, avatud frondid ja nii edasi. Ja võib-olla see funktsiooniülene kujundus on kõige suurem diskussiooni objekt, et kui funktsioon ei juhi seda hoone lahendust, kas siis nagu see kujundus peaks ise olema mingisugune tähistaja maamärk, ja eriti näiteks mingis Mustamäes, kui me kujutame ette, et kõik ümbritsevad hooned on ühesugused. Või siis, kui see ei oleks kool, kas seal oleks nagu, kui see oleks mingi teadusasutus või hotell, kas see ka selle jaoks töötab. Niisiis, ma arvan, et see seab hoonete sellisele kujundamisele teatava eesmärgi siis, et me ei tee ainult nagu seda funktsiooni, vaid siis me küsime, kas ta töötab linnaliselt maamärgina, kas see hoone ise on piisavalt väärtuslik, et seda kohta defineerida. Ma ei tea, see kõik on nagu arutelu küsimus, mis ta peaks tegema, aga meil ei ole enam seda võtta funktsioonist just nii nagu Herbert Johansen, ma teen funktsionalistliku maja, teen koolihoone ja siis kõik lahendabki üks veel ära. Nüüd lõpuplokk, siin on mõned väljakutsed. Minu arvates nagu planeerimisele peaks olema sellised väljakutsed, siis põhimõtteliselt tegelikult peaks olema paindlikkust üks ja suurem, hoonete kõrgused peaksid olema kuidagi moodi avatud, kusagilt peaks leiduma lisaruum selle jaoks,
et me saame teha, ma ei tea, suured šahtid hoonetes niimoodi, et saab neid ümber planeerida, niimoodi, et meil laed on kõrged. Täna on see, et kõik need detailplaneeringud, mida me kohtame, ma ei tea, ka projekti joonistas aastal 98, see on nagu, see kõik paneb tegelikult arhitektuuri lukku väga lühiajalisesse eluikka. Ja sellel oleks vaja leida vastus, et me saaksime rääkida sellest pikaajalisest elueast. Väga lihtne. Ja arhitektuuris on võib-olla siis järgmised ülesanded, et ma arvan, et arhitektuur peaks olema ikkagi selgelt nii, et me ei räägi hoonete puhul, ma ei tea, ütleme, kui näeme arhitektuuri võistluseid, keegi ütleb, et üks tuba on vales kohas nagu, ma ei tea, maja pole hea, me peaksime rääkima üldse teistsuguse sõnavaraga mingisuguse sellisest, et me ei räägi nagu funktsioonist, ruumidest, nagu hoonest läbi ruumitüüpide ja võib-olla nagu mingisuguste esteetiliste kirjelduste, mitte tubade kaupa. Ja kõik muu on enam-vähem see, mis sai läbi käidud. Kestvad materjalid ja tegelikult me lähtume mitte funktsioonist, vaid siis linnalisest olukorrast. Ja siis võib-olla kokkuvõte, et renoveerimisvajaduseta ruum on siis lähenemine, kus me igal tasandil üritame minimeerida vajaduse, siis kogu aeg keskkonda kogu aeg ümber ehitada. Ja eesmärgiks on luua paindlik, avatud ruum, mis suudab kohaneda. Ja see ongi selle pikaajalisuse saladus. Aitäh!